Hea sõber, tere tulemast taas Gideoni loo vaatluse juurde. Elame aastal, kus edu mõõdetakse enamasti numbrite, reitingute ja ressurssidega. Täna aga jätkame piibli kõige paradoksaalsema sõjalise operatsiooniga. Ja see ütleb meile taaskord, vaimses võitluses on vähem sageli hoopis eelduseks, et Jumal saaks tegutseda. Kuid kuulakem Gideoni loo seda osa nii-öelda originaalis, see on 7. kohtumõistjate raamatu 7. peatükk, 4-8 salm. Ja issand ütles Gideonile: rahvast on veelgi palju, vii nad alla vee juurde, siis ma katsun nad seal läbi sinu jaoks. See, kelle kohta ma sulle ütlen, tema mingu koos sinuga, aga igaüks, kelle kohta ma sulle ütlen, tema ärgu mingu koos sinuga, ärgu mingu. Ja Gideon viis rahva alla vee äärde ja issand ütles Gideonile: igaüks, kes lakub keelega vett nagu koer, pane eraldi. Ja samuti igaüks, kes laskub põlvili jooma. Ja nende arv, kes lakkusid käest suhu, oli 300 meest. Aga kõik ülejäänud rahvas oli laskunud põlvili vett jooma. Ja issand ütles Gideonile: nende 300 mehega, kes lakkusid, ma päästan teid ja annan miidjanlased su kätte. Aga kõik muu rahvas mingu igaüks koju. Ja nad võtsid rahva teemoona ja nende sarvpasunad enestega kaasa, aga kõik muud Iisraeli mehed ta saatis ära, igaühe tema telki. Need 300 meest ta aga jättis ja miidjanlastele leer oli temast allpool orus. Aamen. Gideonil on ees lahing hiiglasliku miidjanite armeega. Vastas seisab 135 000 meest. Nagu eelmisest vaatlusest nägime, lasi ta Jumala käsul 22 000 arga võitlejat koju minna. Järele jäi 10 000 meest. Suhe oli vaenlase kasuks juba 1:13. Kuid Jumal ütleb Gideonile jälle, ja jälle see nagu meie jaoks ebaloogiline sõnum: rahvast on veelgi liiga palju. Miks peaks Jumal tahtma armeed vähendada? Isegi kui me ei tunne Jumala viimset motiivi, võime siiski ühte öelda: ta lammutas siin inimliku uhkuse kiusatust. Kui need 10 000 meest oleks lahingu võitnud, oleksid nad võinud uhkusega öelda: meie ise oma käsivarrega võitsime vaenlase. Kõik, mis me saavutasime, on meie jõust. Selles sündmuses peitub aga ka oluline praktiline õppetund. Kvantiteet on sageli kvaliteedi ja Jumala usaldamise vaenlane. Jumal ei otsi masse, vaid meeskonda. Meeskonda, kes mõistab, et võit ei sõltu statistilistest ülekaalust. Selleks, et olemasolevat väge laiali saata, laseb Jumal Gideoni läbi viia nii-öelda sellise valvsuse testi vee ääres. Need mehed ise sellest testist aru ei saa. Gideon pidi mehed eraldama selle järgi, kuidas keegi siis vett jõi. Pilt sai selgeks, loomulikult joogi asend on põlvili laskumine ja vee joomine otseallikast. See on loomulik asend. Enamus mehi, 9700 meest, viskusidki põlvili, et juua, kuid seda tehes unustasid nad ümbruse ja kaotasid valvsuse. Aga 300 meest tegid midagi ebaloomulikku. Nad tõstsid vett käega suu juurde ja jõid nii,
et nad ei kaotanud hetkekski silmist ümbrust. Nad jõid, sest janu tohib ja peab kustutama, aga nad jäid samal ajal sõduriteks, kes olid valmis iga hetk ka tegutsema. Hea sõber, vaimulik võitlus ei tähenda seda, et peaksime maailmast või maistest vajadustest äärmuslikult eralduma. Meil kõigil on oma maisted vajadused. Vajadus puhata, süüa, juua, kuid küsimus on selles, millise koha need asjad meie elus võtavad. Kas me laseme maistel muredel end kontrollida või hoiame need ise kontrolli all? Need 300 meest, kes tõstsid vett käega, näitavad meile, et me peaksime maisest võtma vaid vajalikul määral ja olukorda kontrolli all hoida. Me ei tohi unustada oma missiooni ja kutsumust. Kujutage nüüd ette Gideoni ja ülejäänud 300 meest. Nad seisid ja vaatasid, kuidas tuhanded lahkuvad. All orus aga varitses 135 000 armee. Piibli algkeelne sõna viitab sellele, et Gideon pidi neid 300 meest kõvasti kinni hoidma, et nad lahkuva massiga kaasa ei läheks. Inimlikult oli olukord täiesti lootusetu. Jõudude vahekord oli nüüd juba 1,450 vastu. Aga just selles täielikus lootusetuses, selles olukorras astub esile Jumal, kes ütleb, nende 300 mehega ma päästan teid. Jumala tõotus garanteerib siin võidu. Hea sõber, kui sa tunned, et sinu elu ressursid kuivavad kokku, sõbrad eemalduvad või olukord läheb kitsaks, siis ära karda. Kui Jumal sinu elust või tegemistest midagi maha lõikab, siis ei ole see tingimata karistus. See võib olla hoopis ettevalmistus sinu elu kõige suuremaks võiduks, kus au kuulub aga üksnes Jumalale. Kuid selles loos on veel üks varjatud õppetund. Kui need 9700 meest saadeti koju, siis ei läinud nad ära kadeduses. Nad jätsid oma teemoona ja sarvpasunad nendele 300 väljavalitule. Me näeme siin esindatuse põhimõtet. Isegi kui sa pole ise vaimse võitluse eesliinil, sa kasvatad lapsi, sa pead olema oma peret üleval pidama, aga sa saad samas siiski toetada neid, kes võitlevad. Kuidas? Anna neile vajalikku varustust. Nii saad sinagi osa võidust. Küsi endalt täna, kas sa kuulud nende 300 väljavalitu hulka või toetad Jumala riigi üritust tagalast. Igal juhul otsi Jumala tahet ja ole valvas. Järgmine kord räägime juba lahingust endast. Kohtumiseni!